Nii, aga nüüd läheb meil asi veelgi põnevamaks. Lavale tuleb Karl Christian Kaup, arvutusliku neuroteaduse nooremteatur Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudist. Ta on töötanud, ma loen kohe siin selle aeglaselt ja pikalt ette, taipamise uurimisega eelkõige meditatiivsetes ja psühhedeelilistes seisundites ning tegelenud ka psühhedeelset kogemust imiteeriva virtuaalreaalsuskogemuse loomisega. Lisaks uurib ta interdistsiplinaarsete meetoditega psühhedeelsete ainete mõju ajule ja kognitiivsele talitusele. Ja nüüd annan sõna järje teile. Aitäh! Tere õhtust! Ja tore näha, et nii palju huvilisi selle teema peale kohale tulnud. Millest ma soovin täna rääkida, võib-olla natukene teistsugune perspektiiv kui see, millest on juba räägitud. Ma soovin pigem keskenduda sellele, et mis potentsiaal on, ütleme, järgmise 10-15 aasta jooksul psühhedeelikumid uurmises, psühhedeelses teaduses. Ma tahan natuke rääkida sellest, kuidas neil on mitmekesine toime, potentsiaalne mitmekesine toime, võrdlemisi erinevatele häiretele ja lisaks ka miks need ained on kasulikud ja just kuidas need mehhanismid võivad tekitada seda transdiagnostilist toimet, sellist laialdast terapeutilist efekti. Nagu juba mainitud, me hakka seda üle käima, et enam on uuritud teatud häireid. Potentsiaal on aga tõenäoliselt palju laiem. Lisaks on need on põhimõtteliselt esmased, väga esialgsed uuringud, mõned aspektid siin on puhtalt teoreetiline spekulatsioon, mida on vaja veel uuringutega kinnitada, aga on spekuleeritud või leitud esialgsed andmeid, mis toetavad seda, et psühhedeelikumidel võiks olla kasulik mõju ka migreenile, erinevatele kroonilise valuhäiretele, obsessiiv-kompulsiivhäirele, lisaks ka ennetav toime neurodegeneratiivsetele häiretele ja dementsusele, lisaks ka söömishäiretele, kehapildi tajumishäirele ja ka traumaatilisele ajukahjustusele ja võib-olla veel mingitele seisunditele. Ja ma toon välja paar sellist esialgset uuringut, ma tahan kohe rõhutada, et need ei ole tugevad uuringud, nende baasil peab olema ettevaatlik nende tulemuste tõlgendamisel, küll aga minu meelest on need selles mõttes huvitavad, et nad juba annavad meile mingisugust informatsiooni ja võib-olla ka lootust tuleviku suhtes. Näiteks üks uuring migreeniravis, kus anti põhimõtteliselt ühekordne võrdlemisi madalannus, mis peaks olema 70 kilogrammis inimese kohta umbes 10 milligrammi, kus on väga väike valim, aga leiti seda, et nädalaste migreenipäevade arv vähenes märkimisväärselt natuke vähem kui 2 päeva võrra pärast siis seda ühekordset madalat psühhotsübiini annust. Ja lisaks oli see suhteliselt hästi talutud ja ohutus oli võrdlemisi aktsepteeritav. Teine uuring näiteks on psühhotsübiin fibromüalgia ravis. Fibromüalgia see on see, miks ma tegelikult tahtsin seda mainida, see on veel avaldamata uuring, aga kuna fibromüalgia on võrdlemisi keeruline häire ja võrdlemisi huvitav häire, siis ma mõtlesin, ma mainin seda. Fibromüalgia on selline kroonilise valukonditsioon, kus on selline mittelokaalne valu, millega tihtipeale kaasnevad unehäired, keskendumis, kognitiivsed raskused ja selline pärssiv ja püsiv väsimustunne. See on nüüd väga väikse valimiga, siin ei ole kontrolli ja sellised asju, tuleb natuke ettevaatlik olla, aga siiski leiti seda, et 6 aega hiljem oli valu tugevus langenud ja lisaks mitmed fibromüalgia sümptomid olid veel langenud ja selle suhtes on praegu alustatud veel mitme suurema uuringuga. Ja kolmandaks näiteks ma tahan tuua psühhotsübiin kehapildi tajumise häireravis, kus pärast ühekordset manustamist suure annusega kehapildi tajumishäire sümptomid langesid keskmiselt 12 nädalaks, terve selle aja jooksul, kus uuringus neid sümptomeid hinnati. Ravivastus oli 7 patsiendist 12 kokku ja üldiselt hästi talutud ja tõsiseid kõrvalmõjusid ei esinenud. Aga mis võimaldab sellist transdiagnostilist toimet? Ja selleks, et alustada kõige selle asja juurest, kõige algusest, siis praeguseks on suhteliselt hästi kindlaks tehtud, et kuigi psühhedeelsed ained, kõik ained, mis tekitavad nii-öelda psühhedeelset seisundit, isegi need, mis ei ole ainult klassikalised psühhedeelikumid, vaid on nii-öelda serotonergilised uurimiskemikaalid,
kuigi nad mõjuvad väga paljudele erinevatele molekulidele, siis see, et see psühhedeelne kogemus tekiks, selleks on tarvilik ja keskne nende toime serotoniini 2A retseptoril. Ja seda illustreerib see parem graafik siin, kus põhimõtteliselt see on selline küsimustik, mida antakse, millega hinnatakse nii-öelda psühhedeelset kogemust või ebatavalist teadvusseisundit. Ja siin on näha, kuidas, kui anda seda, kui blokeerida see 2A retseptor ketanseriiniga, see on see hall väike asi, siin põhimõtteliselt seda ei ole isegi näha, siis seda psühhedeelset toimet ei ole, aga kui on ainult psilotsebiin, siis need mõju on märkimisväärselt, siis on mõju nii, nagu ta selles mõttes tavalistest kõikides muutusmõjudes on. Ja lihtsalt illustreerida, et miks see 2A retseptor nüüd järgmistes asjades, mida ma mainin, on tähtis, on see, et teda leidub hästi paljudes ajupiirkondades, kõige rohkem just ajukoores ja eriti ajukoore assotsiatiivsetes piirkondades, sellistes piirkondades, mis saavad informatsiooni või saavad signaali paljudelt erinevatelt piirkondadelt ja integreerivad seda. Ja sellest siis 2A retseptori vahendatud toimest on psühhedeelikumidel praegusel hetkel robustsemalt mõned efektid leitud, mida on nagu paljudes erinevates uuringutes replitseeritud, kuigi siin on vaja veel palju uurida, paljud asjad on natukene võib-olla sellised, ei ole veel väga tugevatel jalgadel, siis robustsemad asjad, mida on leitud, mis on näiteks see, et nad vähendavad ajutegevust, see tegelikult ei ole mu nagu enamus pointiga seotud, aga mõtlesin mainin, sest et see on võib-olla üllatav asi, mida oodata psühhedeelsetest ainetest, sellepärast et see kogemus on tihtipeale väga selline mitmekülgne, mitmekesine ja intensiivne, siis tegelikult on paljud uuringud näitanud seda, et ajutegevus on vähendatud. Näiteks siin paremal pool on üks magnetensefalograafia uuring, mis leidis kõikides sagedusvahemikes ainult ajutegevuse langust. Sarnaseid asju on leitud ka elektrofüsioloogilistes uuringutes ja ka magnetresonantstomograafias. Teine efekt, mis psühhedeelikumidel on see, et nad häirivad tavapäraste võrgustike tegevust ja võib-olla kõige relevantsem näide on aju väikevõrgustik, mis on seotud sellise mõtete mõlgutamise või mõtete uitamisega ja tihtipeale ka muretsemisega ja see võrgustik on tihtipeale aktiivsem erinevate psühholoogiliste häirete puhul. Ja just see, et nad seda võrgustikku mõjutavad, see võib siis ka olla terapeutilise toimega. Aga võib-olla üks kõige robustsemaid asju, mida psühhedeelikumide toimest ajutegevusel on leitud, on see, et nad tõstavad aju globaalset funktsionaalset ühendatust. Nad muudavad aju signaali globaalsemaks. Erinevad piirkonnad hakkavad rohkem mõjutama, tugevamalt mõjutama erinevaid teisi piirkondi. Ja seda illustreerib näiteks siin see alumine joonis, kus põhimõtteliselt on tehtud niimoodi, et on võetud üks magnetresonantstomograafi pildil on võetud üks piirkond ja siis vaadatud, kuidas selle ühe piirkonna signaal keskmiselt on seotud teiste piirkondade signaaliga. Ja siis on vaadatud seda informatsiooni enne psilotsebiini manustamist ja pärast psilotsebiini manustamist ja siin on näha, kuidas see funktsionaalne ühendatus tõuseb peaaegu enamus ajukoore piirkondades ja võrdluseks näiteks metüülfenidaat, mis on stimulant, mille puhul sellise funktsionaalse ühendatuse muutust on palju vähem. Teine efekt, mis on tähtis psühhedeelikumide terapeutilises toimes, mida on ka juba mainitud, on neuroplastilisus. Ja põhimõtteliselt see on lihtsalt aju anatoomilise struktuuri muutus, neuronite ja nende vaheliste ühenduste kasv ja nende neuronite ellujäämine. Ja on leitud erinevates uuringutes, peamiselt on need andmed hetkel loomuuringutes, aga just nädal aega tagasi tuli üks avaldamata artikkel välja, mis raporteerib esimesi toimeid nagu konkreetselt neuroplastilisusest inimestes. Aga kuna ma ei ole ise veel jõudnud seda lugeda, siis ma seda siin hetkel ei maini. Aga siin on näiteks näha seda, et kui nüüd sellises katseklaasis põhimõtteliselt anda põhimõtteliselt mitte mingit toimeainet, lihtsalt mingit suvalist lahust, siis selle neuroni struktuur on lihtsam, aga kui me nüüd anname näiteks LSD-d või psilotsebiini, siis selle neuroni dendriidid, need on need asjad, mis võtavad põhimõtteliselt signaali teistelt neuronitelt vastu, nende struktuur ja nende selline nagu hargnemine on palju suurem. Teine näide, mis on samuti ühest hilisest kvaliteetsest uuringust, kus nüüd me näeme ühte seda dendriiti ja kui sinna rakukultuuri on pandud dimetüültrüptamiini, siis me näeme, et neid selliseid ogasid siin dendriidi peal, need ogad põhimõtteliselt otsivad välja aksoneid või teiste neuronite poolt tulevat signaali ja loovad ühendusi.
siis me näeme, kuidas DMT toetab nende ogade kasvu, tõstab seda, kui palju ühendusi ajus on ja kui palju ühendusi luuakse. Nüüd, üks koolkond psühhedeelses teaduses põhimõtteliselt tahab öelda seda, et just see neuroplastilisus on kõige tähtsam asi. Ja üks võrdlemisi huvitav uurimissuund on nii-öelda mitte psühhedeelsed psühhedeelikumid. Ehk siis need on sellised ained, mille puhul, mis tekitavad neuroplastilisust läbi sarnaste molekulaarsete mehhanismide nagu psühhedeelikumid, aga nad ei tekita psühhedeelset kogemust. Siin on paar erinevat näidet ja mingi hetk oli teaduses suhteliselt suur, praegu ka mingis mõttes on, aga võib-olla see küsimus on natuke maha jahtunud, et kas need subjektiivsed efektid on vajalikud ja see üks koolkond siis rõhubki täpselt ainult seda puhtalt neuroplastilisust, aga teine koolkond, ja ma räägin natuke täpsemalt, kuidas see toimib hiljem, teine koolkond, mis tuleb peamiselt Johns Hopkinsi ülikoolist, rõhub sellele, et tegelikult need subjektiivsed kogemused on ka vajalikud ja pigem see efekt psühhedeelikumidel on nende kahe mõju interaktsioon ja just see, et see psühhedeelne kogemus, nagu me nägime, mõnes mõttes see on seotud selle globaalse ajutegevusega, et see juhib või suunab seda muutust, sest et mingis mõttes see muutus üksi, miks see peaks hea olema? Mingit mehhanismi on vaja, mis teeb selle muutuse positiivseks ja tõenäoliselt sellel kogemusel, eriti kui ta on teatud tüüpi kogemus, positiivsem kogemus, siis see on see, mis suunab aju muutuma selliseks, mis on siis, ütleme, vähem patoloogiline või iseloomustatud kõrgema, ma ei tea, tervisega. Ja ma tooks välja nüüd ka paar sellist psühholoogilist mehhanismi, mida on peamiselt mainitud nendes psühhedeelse teraapia uuringutes. Kõige rohkem on räägitud müstilistest kogemustest, kuidas ja müstilised kogemused üldiselt neid mõõdetakse sellise müstilise kogemuse küsimustikuga, millel on põhimõtteliselt 4 faktorit. Üks on müstilisus, mida iseloomustab ühtsustunne, noeetilisus, see, et saadakse midagi teada, mõistetakse midagi, siis selline pühalikkus, lisaks ka positiivne meeleolu, aja ja ruumi ülesus ja sõnul seletamatus. Ja on leitud, et selle küsimustiku tulemused on kas heas või mõõdukas korrelatsioonis paljude erinevate häirete sümptomite langusega, nagu näiteks suitsetamistungi vähenemisega, depressiooni sümptomite vähenemisega kui ka ärevuse vähenemisega. Ja lisaks, mis on veel võib-olla võrdlemisi huvitav leid seotud nende globaalse funktsionaalse ühendusega, millest ma paar hetke tagasi rääkisin, on see, et kui vaadata inimese aju nii-öelda erinevate müstilise kogemuse tasemete peal, siis siin on suhteliselt ilusti näha, kuidas kõrgem müstilise kogemuse skoor, siis on rohkem funktsionaalset ühendatust ja madalama müstilise kogemuse või nõrgema intensiivsete müstilise kogemuse puhul on vähem funktsionaalset ühendatust. Teine aspekt, millest on rohkem räägitud, seda ei ole nii palju veel uuritud, aga sellest on palju räägitud, on taipamine või psühholoogiline taipamine, mida psühhedeelikumid tekitavad väga tihti. Näiteks ühes küsitlusuuringus 74% vastanudest pidas ühte enda valitud psühhedeelset kogemust oma elu 10 kõige taipamisküllasema kogemuse hulka. Ja lisaks uuringutes, mis on vaadanud või on analüüsid intervjuusid psühhedeelse teraapia patsientidega, need on leidnud, et sellist taipamiskogemust, mõistmist, perspektiivi muutust raporteeritakse väga tihti ja see on tihtipeale ka tähtis nende patsientide jaoks selle ravitoime tekkimisel. Ja lisaks, nüüd on põhimõtteliselt loodud üks küsimustik, mida veel ei ole kahjuks sellistes heades uuringutes kasutatud selleks, et seda analüüsida või uurida. Aga seal on leitud, et tervetes või ütleme mitte otseselt kliinilises populatsioonis on taipamiskogemused seotud psühholoogilise paindlikkuse, heaolu ja eluga rahulolu tõusuga, mis võib viidata sellele, et nad on ka seotud terapeutilise efektiga. Ja lisaks siin otsest seost funktsionaalse ühendusega veel ei ole näidatud, mõned spekulatiivsed uuringud viitavad sellele, et seesama funktsionaalse ühendatus on sellega seotud, aga nagu me nägime selle müstilise kogemuse puhul, kus ta on selle funktsionaalse ühendatusega seotud, siis
see taipamiskogemused on ka tihtipeale tugevas korrelatsioonis müstiliste kogemustega. Nii et siin potentsiaal on selleks, et ka see funktsionaalse ühendatuse efekt tajus võib tekitada, olla seotud selle nende taipamiskogemustega. Ja siin ma ei tahaks võib-olla pikalt nendel kõikidel erinevatel mehhanismidel peatuda, ma tahaks pigem rõhutada seda, et psühholoogilises mõttes, ja see ei ole mingi lõplik või täielik list, aga siin on, ma loodan, võrdlemisi palju erinevaid asju, mida psühhedeelikumid võimaldavad terapeutilises mõttes inimesest tekitada. Kui me mõtleme selle psühhedeelse kogemuse peale, siis see on ka samuti äärmiselt mitmekesine kogemus, siis see on tõenäoline, et just see mitmekesisus võib rakendada ka erinevaid mehhanisme, millel võib olla terapeutiline toime. Ja tulles selle juurde korraks veel, selle eelmise graafiku juurde korraks tagasi, et just see mitmekesisus, mida me näeme psühhedeelses kogemuses, kus inimesed kogevad võib väga erinevaid asju, mida me näeme selles, kuidas ajutegevus muutub, aju erinevad piirkonnad hakkavad palju rohkem omavahel suhtlema, mis on ka, ütleme, selline aju representatsioonide mitmekesisus, kuidas see koos sellega, et ta tõstab seda, kui tõenäoline on aju anatoomia struktuuride muutumine, need kooskõlas võivad pakkuda või olla aluseks sellele, et neil on laialdane terapeutiline toime. Ja lõpetuseks ma tooks lihtsalt välja paar sellist väljavaadet tulevikuks psühhedeelses teaduses, mis võib-olla ei ole otseselt nende eelmiste asjadega nii tugevalt seotud, aga lihtsalt selleks, et illustreerida, mida oodata psühhedeelsest teadusest ja seda tähtsust, mis psühhedeelsetel ravimitel on teaduslikus uurimises. Esimene asi, mida ma juba siin olen ka natuke näidanud, on ajutegevuse uurimine, aga ajutegevusega tegelikult, mulle vähemalt tundub, et me teame mingeid asju praegu, aga väga palju asju, millest me täpselt ei mõista, seal on väga palju asju, mida edasi uurida. Lisaks nad võivad potentsiaalselt aidata meil psühholoogiliste häirete mehhanisme, mitte ainult lihtsalt nende ainete mehhanisme, vaid psühholoogiliste häirete mehhanisme täpsemalt välja selgitada. Võib-olla näiteks üks näide selleks võiks olla psühhootilised häired või skisofreenia, millel on teatud sümptomaatiline sarnasus psühhedeelse kogemusega. Mitte täielik, aga mingi hetkeni. Ja lisaks ka uute ravimite arendus, nagu me näiteks nägime nende nii-öelda mitte psühhedeelsete psühhedeelikumidega, eks näis, mis nendest saab, nendega ei ole veel inimuuringuid tehtud, need uuringud selliste ainetega on tehtud puhtalt loomade peal ja kas need kanduvad üle inimestesse, seda on üldiselt see ülekanne ei ole nii robustne, seda peab inimeste peal kinnitama, aga juba see on näide sellest, kuidas nad võivad suunata ja toetada ravimiarendust. Ja lisaks ka aidata meil erinevaid neurokeemilisi protsesse. Parim näide on täpselt sama neuroplastilisus, et mis retseptorid sellest vastutavad, missugused molekulaarsed protsessid sellest vastutavad ja kuidas psühhedeelikumid neid mõjutavad. Ja võib-olla üks selline puhtalt teaduslikus mõttes või ma kujutan, et see on tegelikult ka laiemas mõttes huvitav küsimus, on see, et on teadvuse uurimine, et viimased 30 aastat on suhteliselt palju püütud leida nii-öelda teadvuse neuraalseid korrelaate või teadvuse ajutegevuslikke korrelaate ja see on asi, millele siiani ei ole väga head ja selget vastust leitud, aga kuna meil on vahend, mille abil me saame mõjutada teadvust väga mitmekülgsel viisil, siis see võib aidata meil ka just teadvusega seonduvat ajutegevust mõista, aga mitte ainult lihtsalt ajutegevust, ka võib-olla teadvuse sisest fenomenoloogiat mõista. Ja teine asi on see, ja viimane asi, mida ma tahaks välja tuua, on see, et kui neil on raviefekt, siis mida tõenäoliselt tulevikus hakatakse veel uurima, on erinevate häirete ennetamine. Et võib-olla just see, kui ma enne mainisin Alzheimeri tõbe ja neurodegeneratiivseid häireid, siis ilmtingimata praegu spekuleeritakse ka, et võib-olla nad ei suuda neid häireid ravida, kui nad on teatud staadiumisse jõudnud, aga võib-olla psühhedeelikumid läbi sellise neuroplastilise ja neuronite kasvu toetava efekti võivad aidata neid häireid ennetada. Ja võib-olla viimaseks sõnaks, et lihtsalt mainida seda või kokku võtta, et ma loodan, et need
asjad illustreerivad natuke seda, milline roll või milline väärtus psühhedeelsetel ainetel võib olla teaduslikus uurimises või teadusliku vahendina, lisaks sellele ka, et missugused terapeutilised efektid neil on. Suur aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Arvutitele teadupärast ei saa neid aineid manustada. Otseselt mitte. Aga kuidas siis uurida arvutuslikku neuroteadust? Mis asi see on üldse? See uurib ajutegevust läbi arvutuslike mudelite ja proovib luua selliseid võib-olla väiksemaid. Teebki põhimõtteliselt arvutis mingi neuroni, siis teed neid mitu tükki, ühendad omavahel ja siis vaatad, kuidas sul need numbrid jooksevad ja loodad, et see kuidagi on seotud sellega, mis inimese ajus toimub. Kui inimese ajus toimuvad need muudatused ainete mõjul, siis kuidas te arvutigraafikas ja arvutit mõjutate? Sa mõtled virtuaalreaalsuses? Ei, selles mõttes, et kuidas virtuaalreaalsuses saate siis tekitada mingisuguse efekti, mis võib ainete mõjul tekkida? Ma ütleks, et see sõltub hästi palju indiviidist, aga mulle tundub, et see efekt ei ole võib-olla nii tugev, kui psühhedeelsel ainel on, ütleme, suures annuses, aga mingitel inimestel, kes on võib-olla vastuvõtlikumad, nemad raporteerivad suhteliselt sarnaseid fenomenoloogilisi aspekte, näiteks nagu enesetaju muutuseid, selliseid somaatilisi sensatsioone, võib-olla taipamist, ja nende raportite põhjal siis te sisendate selle info siis arvutisse? Seda me otseselt arvutisse ei sisenda. Ma lihtsalt mõtlen, et kui teil on see arvutis see aju seal ees, et kuidas te seda aju siis mõjutate? Et ta oleks psühhedeelne? Et mis tulemusi see psühhedeelne aine võib anda ajule? Nagu arvutuslikus mudelis. Just, sa küsid nii keerulisi küsimusi. Aga jätame võib-olla need küsimused siis meie paneeli pärast, et väga huvitav on mõelda, et kui AI areneb, kuidas see kõik võib mõjutada seda psühhedeelset teadust, et meil on küsimusi siin paneeli jaoks palju. Aitäh!